Ei ole mingi saladus, et selleks, et leida endale head töökohta, tuleb minna sellesse ettevõttesse, kus sa ideaalses ja täiuslikus maailmas töötada tahaksid, praktikale. Ja täna olen ma tulnud siia Tele2 kontorisse just nimelt praktikale. Tõsi, mul on tegelikult töö olemas, aga ma tean, et väga paljudel inimestel ei ole. Ja uurime, missugune praktika Tele2-s välja näeb ja kui suur on siis tegelikult tõenäosus ka eduka praktika läbimise korral siia reaalselt ja päriselt tööle saada. Nii, ja minu tänane boss siin praktikal on mees nimega Daniel. Tere, Daniel! Tere! Nii, ja mis asju sina siin Tele2-s ajad, mis tööd sa siin teed? Mina juhin meil äriarenduse osakonda. Meie aitame ettevõttel asju paremini teha, lihtsamini teha, efektiivsemalt teha. No nii, ma vaatan, Daniel, et sinu töökoht on niisugune pehmelt ütles püstiala töökoht. Siin on üldse hästi palju niisugust avatud kontori nagu põhimõtet, et see, mis Tele2-s on üldine? See on üldine jah, et valid oma töö spetsiifika järgi omale koha ja tahad vaikset nurka, lähed vaiksesse nurka, tahad inimestega suhelda, oled inimestega koos, nii et see on hästi mõnus. Nii, aga mis tööd sa mulle täna usaldad? Mis tööd ma sulle usaldan? Mida sa protsessidest tead? Oleneb protsessist. No ikka niisugust eksperdilaadi lähenemist. Jumal, üldiselt kui ma kuulen sõna protsess ja sinna otsa veel sõna ekspert, siis mu käed ja alad hakkavad värisema, nii et palun usalda mulle midagi lihtsamat. No otsime siis sulle midagi lihtsamat. Just, väga kena. No nii, mis me siis sulle anname, kui sa protsessidel tegeleda ei taha, et Tele2 tahab olla väga nagu roheline ja me tahame oma jalajälge vähendada, nii et ma arvan, et digiprügi koristus oleks sulle üks hea ülesanne. Okei, no praktikale tulles ma ei arva, et ma koristaja tehakse, aga jumala pärast kõlab väga põnevalt. Nii, mida see digiprügi koristamine endast kujutab? Mida see kujutab endast? Näiteks iga fail või meil, mis sul tegelikult kuskil pilves või arvutis on, see tegelikult tekitab CO2 andmekeskustes ja kõik need back-upid ja asjad. Nii et me otsime üles mittevajalikud failid ja viskame need prügikasti ja kustutame nad ära. Näiteks siin on mul pilt 1 ja pilt 2, et väga lihtsalt lohistame ta siia prügikasti, paneme hiirekleps, paneme ka empty recycle bin ja juba olemegi rohelisemad tegelikult. Tõsiselt või? Jaa. Tavaline asi, et ma pildist kustutan oma mingid vanad asjad ära, aga see oma digitaalse prügikasti koristamine on justkui nagu roheline tegevus. Tegelikult on küll, jah. No vaata, hea praktikale tulla, seda õppinud arvutit kasutab. Vasak kireklahv on see. See on vasak, see oli parem, nii. Sellega lohist, no näe. Sa juba valitsid vasakud paremad ka. Jesus Christ, nii. Vatsakaks. Nii, jumal kui keeruline. Sul vajab see asi veel harjutamist, mulle tundub. Mulle tundub ka. Äkki ole mõni lihtsam ülesanne. Tegelikult ma tean, mis see lihtsam ülesanne. Ma otsin programmi, mis selle kõik automaatselt minust ära teeb. Ei pea ise midagi tegema, aga ma arvan, et senikaua võime kohvi minna võtma. Suurepärane mõte. Meil on siin korralik kohvimasin. Teeb sulle kakaod, flat white'i, lattet, musta kohvi, cappuccinot, kõike teeb. Nii et mida sa tahad? Nii, aga kui nüüd noor inimene vaatab seda videot, et tegelikult päriselt ka tahab nagu Tele2 praktikale tulla, mis see üks kõige olulisem põhjus sinu meelest on, miks ta peaks seda kindlasti tegema? Kõige olulisem põhjus, ma arvan niimoodi, et see võimaluste maht, mis meil siin on, me ei ole bürokraatlik ettevõte, ehk siis isegi kui sa tuled protsessi eksperdi kohale näiteks või sa tuled seadmerisse, sul on võimalus tegelikult tegeleda ka teiste asjadega, me ei pane sind raami, nii et sa saad oma peaga mõelda ja päriselt midagi muuta. Et kui sa tunned, et võib-olla su praktikal tahaksid natuke teisi asju teha, siis see võimalus sul siin on olemas. Selline see minu põgus praktikakogemus siin Tele2-s oli. Tõsi, mind alguses pandi justkui nagu olulisema töö peale, aga kuna ma sellega hakkama ei saanud, tegelikult alguses kohe möönsin, et ma sellega hakkama ei saa, siis tehti minust digitaalne koristaja, no aga abiks seegi. Igal on siin vahva käia, soovitan absoluutselt kõigile. Tele2 on vinge ettevõte, kaasaegne ettevõte, moodne ettevõte ja tulevikku vaatav ettevõte. Tulge siia praktikale ja elu hakkab õitsema.